No nii, täna siis vaatame sellist toodet, nagu on 160 LED-ine videovalgusti. See tuleb ilusti sellises mõnusas pehmes kaitsvas kotis. Siin sees on videovalgusti 160 LED-ine käes hoidmise pulk, mida saab kinnitada valgustatiivi külge, lihtsalt otsa pannes. Siis kaasas on Gold Shoe kinnitus videokaameratele või peeglikaameratele või ükstapuha, kus sa soovid seda panna. Saad kaamera peale ilusti ära lukustada. Kaasas on ka 4 filtrit. Hakkame siis pihta. Esimeseks on siis mattfilter. See ühtlustab ilusti valgust, teeb valguse pehmemaks ja minu meelest on sellega palju parem teha, sest ta ei kõrveta ühte kohta lihtsalt ära keskelt. Pärast ma näitan, millest ma räägin. Siis on sinine filter, mida ma pole kasutanud, punane filter ja siis kollane filter, mida tavaliselt kasutan siis, kui on sisevalgustus tavalised pirnid. Et siis saaks ühtlast värvitemperatuuri. Lisaks sellele on kaasas ka akuadapter. Sellest ma hakkan ka pärast rääkima. Ja see on kott. Ma räägin kõigepealt siis kotist ära. Kott on minu arust väga hea, mõnus pehme, paks, hea transportida, saab ilusti käe pidemise sisse panna kas või selle akuadapteri. Aga miinus, mis ma selle koti juures leian, on see, et filtrid käivad samasse kohta, kus käib tuli. Ja ma kardan seda lihtsalt, et tuli võib need filtrid ära kriipida ja siis see pole eriti hea. Seepärast nad oleks võinud mõelda selle peale, et filtrite jaoks oleks võinud olla eraldi sahtel. Üks asi, mis mulle ei meeldi, on selle juures see, et kui tahab seda käeshoidmispulka kinnitada, siis peab selle mutri välja võtma siit, sellest pesast. Ja siis pärast siit kinnitama, et ta oleks võinud olla eraldi kinnitusena, sest see mutter võib ära kaduda lihtsalt ju. Ja näiteks praegu hea näide on see, paneme selle kõrvale, et kui ma tahan seda kinnitada, lükkan lihtsalt selle mutri välja, kui ma näppu ette ei pane. Iga kord tuleb näppu ette panna ja siis saad kinnitada. No nii, lambi juures hakkame pihta siis tagantpoolt otsast. Kõigepealt on käimapanemisnupp, millega saab lampi käima panna ja seisma. Kõrval on power level ehk saab panna valgust tugevamaks või nõrgemaks. 16 astet peaks olema sellel lambil. See näitab ka ära, et kui võimsalt ta töötab. Näiteks praegu on miinimum, järjest paned juurde ja see on maksimumi peal, kui hoiad all. Siis ta läheb sujuvalt, ei pea ükshaaval neid klõpsima. See on hea. Mis mulle meeldib, on see, et taga on testnupp, millega saab vaadata patareide seisukorda, ehk kui täis nad on. Hoiad nuppu all ja siis ta hakkab lihtsalt 5 punkti skaalas näitab, kui täis need on. Nüüd edasi vaatame, kus asetsevad patareid. Patareide lisamiseks või äravõtmiseks tuleb avada see tagant luuk, mis käib ära ja siis avaneb vaade 6 patareile, mis käivad siia sisse. Seda lampi saab kasutada nii aku kui ka patareid hoitel. Kasutada saab väikseid akusid, videokaamera akusid, kui ka suuremaid videokaamera akusid. Täpsemalt, mis akusid saab kasutada, ma panen alla lingi. Olen näinud, et osas YouTube videodes inimesed pole rahul sellega, et siin taga on avavus. Ja nad ei leia sellel mõtet. Aga see on ju väga hästi näha. Kui sa paned see aku sisse, mis on näiteks suuremahuline, mingi 6000 mAh, siis aku tuleb lihtsalt siit välja ja ta mahub siia sisse ära. Ja siis sellepärast ongi siin avavus sees. Et ta pole mõeldud sellepärast, et okei, hoiame nüüd materjali kokku või mis iganes. Samuti siis sa näed ju väga hästi ära, et kas patareid on sees ja mis patareid sul siin sees on. Pealt vaadates on siis selline külg, alt. Nüüd oleme jõudnud lambi esiküljeni, mis mulle eriti meeldib. Siin on reflektorpinnad, millega saad suunata valgust ja näiteks mingit poolt üldse pimedaks teha, mis on tõsiselt hea. Nüüd näeme siin 160 LED-pirni, mis on ilusti paigutatud siia peale, kõik töötavad. Nende reflektorpindadega on see asi, et sa saad näiteks anda punktvalgust. Paned ilusti niimoodi need kokku
ja sa saad tekitada sellise väikse punkti, mida valgustad. Hajuta filter vahel. Säri aeg on 1/50, ava 5.0, ISO 800, 1 meetri kauguselt, miinimumvõimsusega. Keeran valgustusvõimsuse maksimumi peale. Samad andmed. Liigutan ISO 200 peale. Ava liigutan 5.0 peale. Liigutan ava 8.0 peale. ISO 400, ISO 800. Säri aeg on nüüd 1/50, ava on 8.0, ISO on 800, hajutava filtriga maksvõimsuse peal. Nüüd on ees kollane filter. Säri aeg on 1/50, ava 8.0, ISO 800, maksimumvõimsus. Liigutan miinimumvõimsuse peale. Muudan ava 5.0 peale, ISO 1600 peale, säri aeg on ikka 1/50. Nüüd on ees sinine filter. Säri aeg 1/50, ava 5.0, ISO 1600, miinimumvõimsus. Liigutan maksimumvõimsuse peale, samad andmed. Liigutan säri aja 1/50 peale, ava 5.0, liigutan ISO 800 peale, maksimumvõimsuse peal. Ees on nüüd punane filter. Säri aeg on 1/50, ava 5.0, ISO 1600, miinimumvõimsus. Liigutan nüüd maksimumvõimsuse peale, muudan andmeid, säri aeg 1/50, ava 8.0, ISO 800. Üks väga suur oht, millega tuleb arvestada, on see, et see lamp on väga terava valgusega ning kui kedagi näiteks intervjueerida, siis on väga suur oht, et sa pimestad lihtsalt enda intervjueeritava ära. Seega soovitan eelnevalt intervjueeritavat informeerida sellest, et ta lampi ei vaataks ja üritage võimalikult kaugel seda lampi temast hoida ja võimalikult väikse intensiivsuse peal.